Buongiorno! Alustame siit Hüpassaare lõkkekohast. Täna tuleb 20 inimest umbes ja kõnnime siit Hüpassaarest Karuskosele, mis on kokku 22 kilomeetrit umbes üle raba. Siin on juba 4 inimest kohal meil. Ilm lubab soe tulla -1 ja päiksepaisteline. Sihukeste matkatoitudega hangeldamine käib siin. Mis meil siin siis on? Käisime siis Euroopa kõige suurema, kõrgema tipu otsas, kuhu on võimalik minna suuskade ja lumelauaga. Et lumepark siis Šveitsi ja Itaalia piiri peal. Ja see on siis Šveitsi nuga. Ja Šveitsi nuga on teadupärast väga hea kvaliteediga. Ja sealt kõige kõrgemalt 3800 80 meetrit on seostatud. Oleme ringis korraks. Lugesin teid kõiki üle, teid on 17, nii nagu peab olema. Ees ootab meid circa 21 kilti, ütleme. Me eelmine aasta kõndisime rekordi, tegime 5,5 tundi siit Karuskose sinna sauna. Aga me oleme rahulikult ja kui keegi ütleb, et ta ei jaksa või midagi koht valutab, siis teeme kohe pausi. Kui keegi tahab kiiremini minna, siis et liigume kõige aeglasema tempos. Jõudsime raba peale välja. Selline. Janno järgi lähevad ainult kiiremini. No kus sul raskerada hakkab? Ei, mul ei ole kiire. Mis ma tahtsin, mis mul ennem läks meelest ära. Kui me lautee pealt ära keerame. Nii, miski tiire jäljedeks arvatavasti. Kas on karihiir või põldhiir? Aga Hüpassaar. Kõige hullemad. Viskame loosi, kellega sügavust mõõdame. Seal on niisugused kohad, mida ma ütlen ausalt. Kihvtid, sihukesed väiksed männid. Väiksed nunnud. Bonsaid nagu. No näe, lahtine vesi. Jälle šokolaadi. Muidugi tuleb võtta esimene magusa paus. Kui sõpran on hädas, ma olen neist vaatanud. No nii, esimene õnnetus meil. Oota, Roll, ma helistan tagasi mul. No nii. Vesi voolab. Siit priivides küll midagi läbi. mälet ise korraldan, aga ei mäleta. Siin on tänased põdrajäljed, arvatakse. Näed, siit on jah. Päris pikalt sirgelt on tulnud. Hakkame jõudma välja siia lagedama raba peale. Aga vaade on küll kihvt. No naudi seda. Paistab täitsa sellise sihuke suur lage raba meil siin. Ja tuul puhub. Tore näha ka teisi inimesi siin lumekõrbe keskel. Et me ei eksiks teel. Ahah. No nii. Kosti paus.
aitäh. Lihatooteid. Kael on kange või? ma peavõrudusele vist, aga ma ei tea, ma mõtlesin, ma toon ajal otsustan, aga ei, siin ei ole midagi otsust, on siia. Ma olen Liis, ta kukkus ja meil on vaja transporti sinna üle jõe Toonoja poole, et ta saaks ära viia. Siin on auk mingi üle põlve. Söögipaus. Nii, nüüd oleme siis, kas see on Toonoja jõgi või? Niisugused kihvtid puud kaares lume all. Äge vaatepilt. Siin on mingisuguse sellega sõidetud. Saaniga. Päris korralik ümber. Kus see raisk? Siin nagiseb jalge all. Korra kukkusin sisse ka. Nüüd oleme siin Toonojal sauna juures juba. Jalg käis korra läbi jää. Enamus rahvast on juba siin. Tegemist on sportlastega. Tere! No nii, siuke soojendamine siin käib. Uue soki jalga sokk sai märjaks läbi jää vajudes ja siis kilekott peale, kuna saabas on ka märg, et see saabas ei teeks sokki uuesti märjaks. No vot, siuke vana. Ma ise ei ole kunagi kusjuures varem kilekott jalas käinud. Nii, sain proovimiseks sellise kiirtoidu paki. Tal on kruvikeere, see konservi ava ja vesikeep. No nii. Pakisupp valmis ja tatar. Pole paha. Aga see ei ole kindlasti promo ega reklaam. Nii vaatame selle majaga üle, siin on siuke kihvt Toonoja metsaõnn, tulekustutuslabidad. Niisugune värk. Laudpingid, küttepuud seal on ja taegalõke. Liigume edasi. Tulek ja minek. Osa rahvast läks mööda jõge edasi. Aga jää ragiseb ja ma ei hakka riskima, et lähen otse läbi võssi lõunasse. Nüüd on olukord selline, et ma olen tegelikult täiesti üksi. Mis on huvitav oma tempos. Osad läksid mööda jõge edasi, aga kuna jõe jää ragises ja nagises all ja korra mul juba jalg kukkus läbi, siis otsustasin tulla teist kaudu. Ja nüüd ma saan üksi mööda seda raba siin jalutada. Äge. Kui hetk tagasi pidin veel sumpama, siis nüüd leidsin
korralikud jäljed. Miski sõidukiga on siit eest läbi mindud. Ja nendes jälgides on ikka väga suur lust käia. Nii, ja juba on näha, teised matkalised sealt tulevad ja taas ristuvad me teed. Jätame edasi minna siis päikse suunas. Nii, küll pidi 5 olema juba ja päike hakkab loojuma. Natuke üle poole tee on veel, äkki 4 kilomeetrit on veel minna umbes. Aga lumi on, lumi on ikka siuke ebamugav. Mis on sellest saab? No ju siis võib-olla tal on nii pandud, aga tegelikult vist ei ole need ikkagi. Aitäh, piisab, aitäh. Vaatame, mis ta on. Ja šokolaadi ka. Mis võiks olla parem? Tähtikatse. See oli mingi novembri ise, ma ei saanud nii, see oli juba nii külmaks läinud. Oi, ma kogemata. Oi, kogemata. Alta pool. Oi. Väike juba läinud. Nii, ja karuskosel ootavad siis ees, mis seal on, saun, jääauk, kanasupp. Ja tiigrid oleme ja väikse ja kus me nüüd, ma arvan, et see on see Ingatsi Miski matkaraja. Aga võt siuke järv on siin kuskil, tõenäoliselt siuke terrass. Ja nüüd on veel minna siis. Fokusseerib kuskile sinna metsa sisse. Kuule, aga siin on päris hea käia, siin on see, siin on laudtee ju jalge all. Jumala äge. Vahelduseks sellele lumes sumpamisele. Nii. Kes kuuleb ja mõtleb, et küll virised. Tead, virisemine ongi matka osa. Miks matkale minna, kui matkal viriseda ei saa? Peasi, et ei hakka teistele koormaks olema. No võt, fookust vist hästi enam ei taha võtta. Kihvt puu. Kas sul valgust on? Mul ei ole fookust üldse. See on nüüd, see on nüüd Kuresoo, vaatad, on siis siuke. Aga ega see. Ja siit edasi ongi siis metsa sisse minek. Jälle, kuidas tujun? Väga hea, väga vässu tundub. Kuidas tuju on? Paus ei ole. Tead, see tee on palju parem, mille peal kõndida. Siin saab isegi tempoga kaasas püsida. Mina mõtlesin, et rabatiigrile meeldivad ainult rabateed. Hunt munes muna. Käib siis pannkoogi tegu jälle. Taas kord.